Täna süütasime Kristiine kaubanduskeskuse ees esimese advendiküünla koos Allika koguduse pastoriga ja ma soovin kõikidele inimestele südametesse soojust. Praegusel hetkel on kõige tähtsam ennast hoida distantsi, hoida oma tervist ja loomulikult advendiaeg ja jõuluaeg on selline ootuste aeg. Ma loodan, et see keeruline aasta ja see on kõikidele olnud tegelikult küllaltki keeruline aasta saab nüüd mööda ja ees ootab midagi paremat. Meie ümber on väga palju pimedust praegu. Lihtsalt on pime aeg, aga ka on selliseid asju, mis loovad seda pimedust. Meie ümber on viha ja hirmu ja kõike. Ja mis ma kutsun üles on see, et elama nagu küünal. Selles mõttes, et me süütame täna advendiküünlaid, aga me võiksime ka elada nii, nagu tegutseb küünal. Valgustab teisi, toob head esile teistest, soojendab ja sütitab midagi väga positiivset teiste inimeste eludes. Nii et kui väljas on pime, võib-olla sees on ka pime, siis otsime seda valgust. Selleks on Jumal maailma tulnud, et valgustada inimesi ja meie saaksime tema kaudu valgustada ka teisi. Olge väga õnnistatud. Kristiine linnaosa valitsuses tegime tegelikult juba mitmeid kuid päris palju tööd selle jaoks, et need jõulud oleksid Kristiines väga kaunid. Me oleme mitmele poole lisanud uut tänava ja jõuluvalgustust, nii et ma soovitan inimestel minna ja jalutada Kristiines ringi ja vaadata seda kaunist valgust, mis on siin välja saanud. Mulle tundub, et Kristiine on nendel jõuludel tõesti kõige kaunim linnaosa. Ilusat saabuvat jõuluaega teile ja olgem terved! Kui jäätuul ja lumi su aknale joonistab lilli, kuu on nii suur ja naeratab kavalalt vaid. Hetkel tundub, et oleksid sa vanas ja tuttavas filmis, meelde tuletab see, et jälle käes on jõuluaeg.